Tere kõigile! Minu nimi on Erika Pääbus ja toimetan igapäevaelus Andra juustufarmis nii tootmise kui ka turundamise poole pealt. Ja täna ma tahaks rääkida siis meie kogemusest ühelt poolt, aga siis laiemalt ka turunduskanalitest, nende rohkusest ja valikuvõimalustest. Turundus on kulukas igal juhul. Kui kooliõpik räägib, et 50% turundusele suunatud rahast läheb prügikasti, siis mulle tundub, võib-olla see on väiketootjate eripära, aga mulle tundub, et see protsent on tunduvalt suurem. Igal juhul on see hästi kulukas ja sellepärast võib-olla võiksin kuidagi mõelda, et kas saab ise midagi teha, kui palju ma saan ise teha või kas või kui palju ma pean ikkagi mingi teenuseid sisse ostma. Meie lähenemine oli see, et kuna meil võib-olla tingis ka meie alustamise aeg selle, et me alustasime tootmisega üldse väga sügavas kriisis, siis meil oli igal juhul ainus valik, et ellu tuleb jääda ja tuleb võimalikult palju ise tööd teha, ise areneda. Et tagantjärgi võin öelda ja soovitada, et kui vähegi võimalik, siis näiteks sellise elementaarse kõnelemise oskuse, jutu või oma loo esitlemise oskuse, kokku rääkimise, kokku kirjutamise oskus, et see on täiesti arendatav ja seda võiks esialgu igal juhul ise teha, et esimeste klientideni minna oma näoga. Turundusagentuuride teenused on kahtlemata hästi professionaalsed, hästi hea toode. Ma ise jälgin mingeid tootjaid, olen vaimustuses mingitest pakenditest, mingitest lugudest, artiklitest, postitustest. Aga teades, mis see taga maksab, siis selles mõttes nagu kadedust ei teki. Ma naudin seda tulemust, aga kadedus jääb tahaplaanile, sest ma tean, et mis see tegelikult on. Ja sellega on ka veel olnud juhtumeid, kus turundusagentuuri teenust kasutades ja minnes sellise hea, ilusa, laia turundusega välja, on sattunud ettevõtted pankroti ohtu. Õnneks on nad sealt välja tulnud, aga turunduse juures on tõsine soovitus, et kalkuleerige igat võimalust, igat senti seal veeretage ja püüdke nagu tegelikult aru saada, et kas teil on seda võimalust või ei ole. Sest alguses kohe kindlasti selline makstud turundus ei too teile müügist tagasi, et kui palju on teil seal siis nii-öelda keharasva varuks, et ellu jääda. Samamoodi enne kanali valikut möödapääsmatu on teha oma kliendi nii-öelda analüüs. Kes on teie klient, kus ta pesitseb, mis on tema hobid, mis on ta harjumused, mida ta tarbib, mida loeb, mida kuulab, mida vaatab, mida sööb ja nii edasi. Ja siin soovitus on lähtuda sellest aspektist, et ühel tootel võib olla hästi lai sihtgrupp, et kui te ütlete, et aga minu toodet võib tarbida nii mees kui naine, nii selline noorem seal 20-ndates kui vanem, kuni elu lõpuni, ta võib olla pereema, pereisa, äriinimene, siis tükeldage need ära. Ärge pange ühte patta ja nad kõik on teie tarbijad potentsiaalselt ja see on nagu hea, et teil on nii lai see potentsiaalsete tarbijate võrk, aga tükeldage nad lihtsalt ära. Võtke üks näiteks toiduteadlik pereema, et kus tema on, mida ta tarbib, mis on tema eelistused, ostukohad, planeerimised. Ja siis võtke järgmine ala pensionär, mida tema teeb, kuidas ta käitub, kus tema on. Näiteks noorem inimene, vanem inimene, naine, mees, et tehke need kõik niimoodi tükkideks. Tehke kõigi puhul selline analüüs ära ja sellest juba tulevad teile endale turundusargumendid, kuidas mingile sihtgrupile läheneda, kus seda sihtgrupi üles leida, kus teda kohata saab, mis sõnadega talle läheneda või millist nüanssi meie loos just parasjagu siis peaks esitlema, et see annab nagu endale ka hästi palju. No näiteks pensionär, kellel on näpus mingi jaeketi kliendileht sooduspakkumistega, sõidab tasuta ühistranspordiga poest poodi ja nopib need nii-öelda pakkumised ülesse versus just siis kas töökas ja hõivatud pereema, kellel on kiire, kellel on vaja iga päev mõelda, kuidas peret toita
või on see keegi üksi elav noor inimene ja nii edasi, et need on kõik hästi erinevad, et seal võiks natukene aega panustada, et siis on teil nagu endal ka lihtsam. Ma ei ole kohanud ühtegi väiketootjat, kes saaks öelda või ütleb, et turunduseks on meil raha küll, et me võime seda teha, mida iganes keegi ütleb või kui mingi meediakanal helistab või kirjutab ja teeb pakkumised, väga tore, me lähme sellega kaasa ja teeme selle ära. Ehk et igal juhul peab olema nutikas, leidma neid vähem kulukaid versioone meediast. Trükimeedia ei ole meil töötanud. Võib-olla on siin küsimus selles, et meil ei ole olnud piisavalt vahendeid teha seda stabiilselt iga päev, iga nädal, iga kuu kuskil tasulise pinna peal. Me oleme katsetanud, et kui helistatakse, öeldakse, et nii, nüüd ainult täna sellise hinnaga selline reklaamipind, me oleme neid kasutanud palju, mitte küll stabiilselt niimoodi ühes ajas, aga erinevatel aegadel palju ja see raha, okei, ta oli võib-olla, see pind oli poole soodsam. See tähendab seda, et te viskasite poole vähem raha prügikasti korraga, aga igal juhul ta ei ole meile tagasi toonud. Kui on juba piisavalt võimekust, siis loomulikult trükimeedia, internetis, bännerid, need töötavad brändi kujundamiseks, kujundi tugevdamiseks. Müüki nad teil kohe niimoodi ei tõsta. Muidugi, kui teil ei ole kampaania, et 50% soodsam. Aga see ei ole täna see teema. Raadio ja televisioon. Siin on küsimus hakkab kohe meie jaoks peale sellega, et see klipp. Kehva kvaliteediga sellise lahja sõnumi klipiga ei ole mõtet eetrisse minna. Klipi tootmine seega juba midagi maksab. Järgmiseks on jälle see, et ei ole mõtet olla 2 päeva eetris, 3 korda päevas. Jällegi te olete kogu selle raha kandnud siis nii-öelda maha, võib-olla olete saanud hea klipi. Ehk et siin peaks arvestama kuude kaupa ikkagi päris pikka perioodi, kus sa iga päev oled siis kas prime time'il või aeg-ajalt natuke vähem ilusal ajal või vaadataval ajal eetris, aga see investeering jääb sinna kuskil 150–200 000 eurot. Ja see ongi investeering, et siin te peate sellesse suhtuma täpselt nagu seadme investeeringusse. Kui kiiresti see ära tasub, kas see üldse ära tasub, amortisatsioonide selle peab küll maha arvutada ei saa, aga suhtumine peab olema see sama, et see ei ole kiire, tõstab müügi kohe üles. Jällegi, kui seal on, ütlete, et saate väga suure soodustusega mingit toodet, siis te peate lihtsalt arvestama, et järjekordselt, et kas see teile tagasi toob ja mis see toode on. Kui teie toode maksab näiteks mingi lukstoode 2 miljonit eurot, siis tõenäoliselt see televisiooni investeering on okei. Aga siin ongi see, et kalkuleerige, arvestage oma toodet, oma sihtgruppi, kus see on ja nii edasi. Sisuturundusartiklid. Ta on küll jälle tasuline selles mõttes, et ta on tasulise pinna peal, et ei saa lihtsalt kirjutada mingit lugu ja see läheb kuskile avaldamisse. Siin tuleb mõelda, et kus te seda teete. Kui te teete enda arust sellise hea, endast tutvustava ülevaatliku loo ja panete ta sisuturundus pinna peal kuskil päevalehes, siis ta tõenäoliselt väga ei tööta, sest ta tegelikult ju meedia paneb ikkagi sinna väikse sõnakese sisuturundus juurde ja inimene võtab seda vastu kui reklaami. Kui see on teil kuskil väga spetsiifilises erialakirjanduses, kui teie klient liigub seal, siis see võib töötada. Kuidas siis saada ajakirjandusse? Kuidagi peab ju saama turundust teha, et kuidagi jõuda üldse klientideni, on esialgu püüda saavutada ajakirjaniku tähelepanu. Anda neile põhjust sinuga ühendust võtta, sinuga lugu teha, olla selleks loomulikult siis valmis ja see töötab, et võib-olla see ei tõsta kohe müüki järjekordselt, aga see annab ikkagi tuntuse, sa oled usaldusväärsem, sest sinust räägitakse, mitte et sina ei räägi. Pressiteadetega, see tundub, et see aeg on ka läinud, et pressiteated ei ole ka vist enam väga populaarsed, rääkimata sellest, et ma ei ole näinud neid kuskil avaldatuna, aga mõnes mõttes, kui teil on meedia tegelastest list olemas ja te teete pressiteate ja sealt on jälle kellelgi põhjust haakuda ja teiega ühendust võtta, siis sellisel juhul on jälle pressiteade selline hea harjutamise või toimetamise koht.
ja mis siis üle jääb? Üle jääb sotsiaalmeediad, erinevad kanalid. Kui meedia siis erinevates kanalites püüab teid nii-öelda teile müüa oma pinda, oma toodet, rääkides, kui mitu tuhat silmapaari sellel hetkel televiisorit vaatab või kõrvad raadiot kuulavad või välireklaamid, palju seal ristmikul tunnis autosid seisab ja palju siis seal potentsiaalselt inimesi on, siis võiksite teha katsed, et teadlikult jälgida üks päev, mitu reklaami teile ette jääb, ja kui palju te tegelikult siis seal vaatate, et tundub, et hakkab tekkima selline nii-öelda kanapimedus reklaamide vastu, eriti sellise mass, et kui seal ei ole otseselt minu väga kitsast eriala puudutav mingi klikk juures, siis libiseb sellest üle. Sotsiaalmeedias saab nagu natuke rohkem sihtida. Sihtimisega võib alustada kohe, võib mingi aja pärast alustada, kui te olete saanud juba mingi oma sihtgrupi kätte. Sotsiaalmeediaga on ka see pluss, et te saate alguses olles täiesti tundmatu, väga väikese raha eest väga kiiresti midagi saavutada. On see tuntus, on see toodete proovimine, kaasamine, mingid tarbijamängud, mitte et neid tarbijamänge kuidagi liiga tihti peaks tegema, aga alguses annab see hästi nagu ära kasutada ja hästi hoogu sisse. Kui te teete lõpptarbijale oma toodet ja müüte, siis on Facebookid, Instagramid, tulevad peale kõik need noorema generatsiooni kasutatavad kanalid. Kui te teete ärimüüki ehk et te müüte teisele äriettevõttele või vahendusettevõttele, siis tõenäoliselt Trimile, Selverile te Facebookis ennast ei turunda väga. Te võite seal tähelepanu äratada nende kellegi inimeste hulgas, aga nendeks on teised kanalid, neid tuleb kuidagi teistmoodi töötada. Kui te ekspordi jaoks otsite kanalit, siis on see tõenäoliselt täna LinkedIn. Koduleht. Palju räägitakse kodulehest ja selle vajalikust ja koduleht on oluline. Ta on võib-olla kodulehel otseselt lõpptarbijale müüki ei tee, aga ta on ikkagi sinu nägu. Ja mina isiklikult ei ole seda usku, et see koduleht peab olema parimatest parim sellel hetkel, mis saada on. Et koduleht on päris kallis ja kui te ise ei ole IT-spetsialisti tasemel, siis koduleht peaks olema okei. Peab suutma saada kiiresti kodulehelt info, kus te asute, mis te teete, mis see kontaktid. Et samamoodi te kindlasti külastate erinevaid kodulehti iga päev, vaadake seal. Mõni koduleht on täiesti naljanumber, sest kui sul on vaja lihtsalt kiiresti kontakti, siis sa leiad sealt mida iganes. Aga kontakti sa ei leia. Et vaadakegi, lapake kas või sihilikult erinevaid kodulehti. Riigisektori kodulehtede pealt ei soovita väga võtta snitti, et need on kuidagi eriti keeruliseks tehtud aeg-ajalt. Mis veel turunduskanalina meie puhul saaks välja tuua tegelikult lisaks sellele, et me saame seal väga hästi oma lugu rääkida, on ikkagi need avalikud üritused, on need laadad, messid, et väiketootja, praktiliselt kõik ikkagi saavad öelda seda, et väiketootja müüb usaldust. Ükskõik, mis su toode on, sa pead olema usaldusväärne. Loomulikult on kõige lihtsam toodet müüa oma keskkonnas. Meil on see võimalus, et me saame kutsuda inimesi külla, neile rääkida, näidata, kuidas me teeme, kuidas me looma peame ja kohe nad saavad toodet maitsta. Oma keskkonnas on kõige lihtsam müük. Meile tundub, et laadad on järgmine selline autentne vahetusuhtlus, sa suudad ikkagi inimesele rääkida ja kui sa seda veel arendad ja usutav oled, siis on nagu kõik hästi. Et siin on jälle see, et katsetage erinevaid müügikanaleid, väiksema rahaga, suurema rahaga, vaadake, kuidas see toimib ja leidke, et mina arvan, et kui te teete oma kliendi analüüsi läbi, siis neid võimalusi teil, et müügikanaleid on nii palju, ma ei tea, kuhu minna, siis see kahaneb. Te hakkate aru saama, et mis see kanal teie jaoks töötab. Ja mis töötab kõige paremini, loomulikult on hea toode. Et kui teil on väga hea toode, hea kvaliteediga, siis põhimõtteliselt te saate selle pealt juba pool liugu ära lasta. Muidugi te ei tohi selle pealt jäädagi liugu laskma, aga hea toode turundab ennast ise, meie teame seda väga hästi. Ja klienditeenindus. Teil peab olema maailma parim klienditeenindus. Ma ei tea, kuidas te selle välja mõtlete.
see on alati teema, et me oleme 6 aastat ja oleme meie turul olnud ja iga päev ma mõtlen, pagan, no kuidas veel saaks klienditeenindusega paremaks minna. Meil on näiteks, ma arvan, et enamustel on see, et kui tuleb kliendilt mingi kiri, siis kui sealt tuleb mingi selline negatiivne kiri, siis ma ka elan seda väga raskelt üle, ma ei vasta samal päeval, ma võtan omad emotsioonid maha, vastan järgmine päev ja ma küsin kontakti ja me saadame uue toote välja, me ei alusta diskussiooni, kui sealt on midagi õppida, me õpime. Aga just see, et klient on kindel, et tema saab oma toote kätte, ja kuidas veel kliendini paremaks minna, et see on kindlasti nagu teema ja üks turunduse võib-olla selline minu jaoks väga suur sammas. Ja kuidas meie suhtume klienti, et mina ei ütle, et klient on kuningas, ta on väga oluline. Meie püüame saavutada seda taset, et meie ei saa ilma kliendita hakkama, no see on nii ilmselge, aga et ka klient ei saa ilma meieta hakkama ja seda täiesti võrdsetel alustel, üksteist austades, avameeli suheldes, et me oleme nagu koos ja me oleme üks tervik, et see kõik toimiks, me peame nagu olema, et me jah ei ole kliendi ees justkui niimoodi, et tema on nagu kõrgem ja siis meie oleme kuskil seal need talupojad, mida me oleme muidugi, aga väga soovitan seda, et olge kliendi tasemel heas mõttes. Et arvestage üksteisega, siis ta arvestab tema teiega vastu. Hea toode, hea klienditeenindus ja teil on müük tehtud.